Tere õhtust! Me esitleme nüüd selle aasta proosa ja luule nominente. Ja mina istun siin proosa nominentide esitlusel ja ma olin ka selle žürii, kuidas see oli, täna tuli juhtisik või mismoodi see oli? Mitte esinaine ja mitte esimees, vaid siis juhtisik või igatahes. On siis selline. Ja luulet esitleb Saara-Liis Jõerand, me niiviisi sõbralikult jagasime omavahel. Meil oli väga sõbralik žürii. Me tegime kõik otsused suures üksmeeles, mis mind väga rõõmustas. Ja teisi tuleb välja ka, kes mulle seda ütlesid. Muidugi ei olnud neid otsuseid lihtne teha, sest sel aastal oli väga rikas raamatuaasta, mis on ju suur ja puhas rõõm. Häid raamatuid oli palju, oleks võinud nomineerida veelgi ja veelgi, aga nomineerima pidi 6. Ja siis me valisime ilma suurema kakluse ja tülita 6 proosa ja 6 luuleraamatut. Ja täna esitleme nominente. Kahjuks me oleme kuulnud, et osad nominendid on haigeks jäänud. Ja nii, et meil on 6 inimesest siin kohal 3. Eve Laur raamatuga vend Kaspar, siis Meelis Friedenthal raamatuga Punkti ümber ja Anti Saar Puupõndakul. Miks see nali oli? Saar on puu, jah, me teame. Võib-olla see on siis, jah. Aga peale selle on siis Urmas Vadi, Kuu teine pool. Urmas Vadi on kuskil mujal, ma oletan. Siis on Joel Jansi Rõnguroimad ja siis on Andrus Kasemaa Augulhoosi korrale. Nii et 3 kohal, 3 ei ole kohal. Mina palusin neil, kuivõrd me alustame sellest, et iga autor loeb natukene ette oma raamatust, ma arvan, et see on nagu parim viis seda raamatut alustuseks natuke tunnetada. Siis iga autor loeb natuke ette oma raamatust, mis ta on välja valinud, aga nendelt, kes ei saanud tulla, ma palusin või võimaldasin neile, et nad võivad saata ka lõigukese, et ma loen selle ette. Nii et sellele vastasid Urmas Vadi ja Joel Jans, nii et pärast ma kehastun siis Urmas Vadiks ja siis Joel Jansiks ja loen nende raamatust natuke ette. Ja siis räägime natuke juttu ja pisut saavad ka kohalolijad küsida. Nii et alustame siit, ma arvan, et Eve Laurist ja Prill on tähtis asi, prill tuleb ette panna kindlasti. Ja ma pean lisama siia sissejuhatuseks, et siin tuleb praegu juttu kehavälisest kogemusest, et üks inimene lahkub oma kehast ja hakkab siis nagu kuidagi kõrvalt vaatama seda, et üldse aru saada, millest siin lõigus jutt käib. Kuna mul Isav Reimutit ümber veenda ei õnnestunud, siis ronisime edasi. Rohkete peatuste ja puhkepausidega. Mida kõrgemale, seda raskemaks läks. Ma hakkasin juba preestri elu pärast kartma ja salamisi lootma, et ta ehk ikkagi aru pähe võtab ja alla tagasi läheb. Kui ta vilinal hingeldades teatas, et nüüd jääb ainult viimane jupike maad veel ja siis oleme kohal. Puud jäid hõredamaks, lõunapäike hakkas meile vastu paistma. Päikese ette kerkiks varjuks suur 2 torniga maja siluett. Läksime kloostrile lähemale, müürist mööda, suure langevõrega värava juurde, mis nagu meie ootel lahti seisis. Väravakaare alt läbi kloostri õuele,
2 sulast kõrval, preester teejuhiks ees, edasi mööda ristikäiku, trepist üles teisele korrusele. Infirmarius on rohukambris, võtab tulijad üllatunult vastu. Ta on kena mees, tõmmu, säravate mustade silmadega, meeldiva naeratusega. Nad on preestriga nähtavasti vanad tuttavad. Tuleb rohkesti kallistusi, käesurumisi, õlale patsutamist. Alles siis, kui mu keha peaks arsti tervitama, saavad nad aru, et midagi on viltu. Keha ei räägi. Vahib tüha pilguga enda ette. Ei kuule, kui talle istet pakutakse. Alles siis, kui preester tema kõrvale pingile istub ja teda käest tõmbab, istub ta samuti. Preester on ähmi täis. Arvab miskipärast, et see on kuidagi tema süü, et keha korralikult ei käitu. Seletab infirmariusele, kuidas lugu on. Kuidas ma elasin tema juures aasta otsa nagu puunukk, tulin pooleks aastaks mõistusele ja nüüd siis jälle. No ei tea kohe, mida teha. Arst uurib mu keha, katsub, vaatab, kuulab, küsib. Tahab teada, miks mind siia saadeti, kui ma ei olnud niisuguses seisukorras, kui me kodunt tulema hakkasime. Kui ma olin võimeline iseseisvalt tegutsema, rääkima, sööma, enese eest hoolt kandma, kui ma ei vajanud kõrvalist abi, millega ma siis väljasaatmise ära teenisin? Preester on plindris, pihisaladus, ta ei saa seda reeta. Aga noorproual on põhjust arvata, et ma olen talle ohtlik, kui kauemaks mõisa jään. Infirmarius ei arva, et mu keha sellisena kellelegi ohtlik oleks. Mitte kellelegi peale iseenda, sest ilma kõrvalise abita sureb see lihtsalt nälga ja janusse. Ja loomulikult saaks nad mind enda juures pidada ja minu eest hoolitseda, see ei käiks neile üle jõu. Aga kui ma kaotasin mõistuse niipea, kui ma kloostriväravast sisse astusin, siis on vähe lootust, et mul siin kunagi mõistus tagasi tuleb. Ma jäängi selliseks. Nad räägivad veel pikalt minu minevikust, nii paljukest, kui preester sellest teab, ja kummalistest sündmustest, mis on mõisas viimase poole aasta jooksul aset leidnud. Kogu selle aja istub keha liikumatult pingil infirmariuse uuriva pilgu all. Viimaks teatab arst, et see võib ju noorele prouale meelehärmi teha, aga ta ei tohi mind alatiseks niisugusse seisukorda jätta. Igasugune teadvus on parem kui teadvuseta olek. Seepärast saadab ta mind mõisa tagasi, sest kui ma seal ükskord mõistusele tulin, siis on lootust, et tulen veel kord. Preester läheb arsti otsuse peale kaunis haput nägu. Tema peab noorprouale selgeks tegema, miks mind vastu ei võetud. Ja tema peab mu tühja keha edasi kantseldama, mis ei ole vanale mehele just kerge töö. Mul on temast peaaegu kahju. Ta on lahke vana, ta ei ole seda koormat millegagi ära teeninud. No nii, tänaseks aitab. Annan edasi. Jah. Nii, mina loen kohe algusest natuke. Tema mälestused algavad sellest, et kui ta päris väike oli, siis saatis ema teda ühtaegu muusika- ja kunstiõpetaja juurde ning nii kehastas ta juba 7-aastasena ja iseendale teadmata kogu lääne tsivilisatsioonile omast kahestumist. Vähemalt nii on ta seda endale seletanud. Ta pidi kuulama klaverimängu noote, neid täpselt järele laulma ning juba järgmisel päeval pidi ta istuma joonistustunnis ja keskenduma objektidele, nende varjudele ja kumerustele. See kuulamine ja vaatamine, silma ja kõrva pinge jäi temasse väga pikaks ajaks ning kui juhuse tahtel ei oleks see asi iseenesest lahenenud, siis oleks ta ilmselt praeguseni nende kahe vahel, nagu puridani eesel. Ja oleks võib-olla samamoodi, kui see metafoorne eesel nälga surnud. Tuleb ikkagi valida üks heinakuhi, millest süüa ja mitte kõhelda. Nägemise ja kuulmise võistlus
õigupoolest õhtumaise maailmavaate juured istutati temasse Odessas, kuhu nende pere oli kolinud Eestist. Odessas olid head koolid, ka saksa kool ja Junkru kool ja kunstikool ja muidugi ülikool. Seal kõrval oli ka hulk koduõpetajaid, kunstiõpetajaid, muusikaõpetajaid. Need olid enamasti juudid. Mõned olid ajaga kaasas käinud, mõned olid konservatiivsed, aga üldiselt polnud neil erilist sarnasust karikatuuridega, mida nendest ikka ja jälle tehti. Religioon oli neile muidugi tähtis. Trotski sünagoog oli alati rahvast täis, sinna voolas kohale tuhandeid inimesi, väga sageli esinesid seal kantoritena maailma kuulsad muusikud. Odessa juudid armastasid muusikat. Ta mäletas, kuidas ta esimest korda sünagoogi lähedal asuvasse majja laulutundi läks. Kevadel, ema käe kõrval muidugi, astus laiast trepist üles, tumepunaseks värvitud trepi käsipuu otse silmade kõrgusel. Odessa majad olid tema mälestustes kõik avarad, üüratult kõrgete lagedega, valgusküllased, kuidagi üle elu suurused. Ta oletas, et nii on selle tõttu, et ta ise oli sel ajal väike. Arvatavasti praegu näeks ta sealsamas hoopis midagi muud. Räpasust, pudenenud krohvi, kulunud põrandalaudu, taga hoovidesse kuivama riputatud paigatud pesu, tudisevaid ja rügisevaid joodikuid majatrepil. Aga võib-olla tajuks ta ka praegu suurejoonelisust. Odessa oli ikkagi maailmalinn. Nii palju, kui ta pärast oma pikas ja keerulises elus kuulis, oli see suuresti kõik teises maailmasõjas hävinud. Ta ei käinud Odessas pärast põgenemist enam kordagi. Üks. Mina ütlen sissejuhatuseks ainult nii palju, et ega mul ei ole seda suurtele inimestele ettelugemise häält. Ma loen küll hea meelega ette, aga enamasti ma loen noorele või isegi väga noorele publikule. Puude tagant paistab mets, aga kui terasemalt vaadata, siis hakkavad metsataustal paistma mitmesugused puud, arugased ja soogased, hallid ja sanglepad, toomingas, türnpuu ja künnapuu, paar kõrgemat kuuske ja muidugi kõiksugu pajud. Puude taustal on tüved ja oksaharud, nende taustal lehekroonid, klumbid ja sagarad. Leheklumpide taustal on puulehed, nende taustal siksakid, spiraalid ja võnked, ebaühtlane sigri-migri, mille taustal, kui päris lähedalt vaadata, hakkab uuesti paistma mets, padrik, rägastik. Mõnikord jälitan ma õiget joont terve õhtu. Kuskil seal puuvõras, mida ma joonistan, on ta peidus, aga kuni see, mida ma joonistan, ei ole puu, ei suuda ma teda kuidagi tabada. Ühesõnaga, see on võimatu. Ma joonistan selle võimatuse kiuste, nagu koer, kes ajab taga oma saba. Tuiskan ringi mööda ilmetu sigri-migriga täituvat paberit, hiilides pole mul vähimatki võimalust. Ometi ei tõsta ma tintekat paberilt, sest iga järgmine kriips, konks ja keerd annab mu taldadele uut toetuspinda. Õige joone tabamiseks pean ma selle endast maha jätma. Siis on ta mul käes. Pilte peaks ka näitama kõrvale. Nädalavahetused on Pariisis mulle alati rasked. Olen siin ikkagi justkui olengi töötamas. Ja kui linnal on kett maas, takerdub minugi hoog. Kuigi poole päevast hulgun ma sihitult ka nädala sees, mõjub teiste inimeste flanerii mulle laustavalt. Pooled pagariärid on kinni, neil, mis lahti on sabaukse taga. Kohvikuterrassid on rahvast täis. Rambe pärastlõuna. Ainult kerjused on kuidagi aktiivsemad, püüavad tööinimese jõude elust profiiti lõigata. Ka isale haiglas olid nädalavahetused rasked. Keegi ei tegelenud temaga,
polnud raviarsti ega füsioterapeuti, mingit kõrvalist tahet, mis oleks sundinud tal enda oma vähegi koondama. Tõusta voodist, ajada tuhvlid jalga, võtta oma rulaator, teha koridoris mõni tiir. 5 tiiru, parem 6, 1 rohkem kui eile. Läksin Auguste Blanqui pulvarit mööda üles ja astusin sisse Italii kaubanduskeskusse. Seal on üks pood, kust ostan trussikuid. 2 komplekti trussikute kulumine mõõdab aega, mil pean jälle Pariisi asja tegema. Lonkisin läbi keskuse tänavakorruse, väljusin teisest uksest ja tegin pikema tiiru ümber kvartali, et tuttava Choisy Avenue kaudu Itaalia väljakule tagasi kõndida. Aprillipäike kiikas üle katuste, selle valgusse jääv kõnnitee oli talla all soe. Mingi jalakataolise puu litrikujulised seemned kõrisesid tuulest aetuna asfaldil. Korraks oli nagu sügis. Kõndisin kilomeetri või 1,5 ega mõelnudki, et peaksin ammu Itaalia väljakul tagasi olema. Siis olin korraga ringpulvaril, trammiteel, mida ma kunagi pole ületanud. Alles nüüd märkasin, et päike on valel pool, paremat kätt. Linn oli otsas. Oleksin peaaegu üle ääre puruks kukkunud. Kas ma loen ühe kiiresti veel? No kuidas on ma luban nii ütelda, aga ei sunni. Ma loen viimase, see on selline. Raielankidele jäetakse mõnikord väärtuslikku materjali. Korjasin osa sellest üles, osa jäi minustki maha. Tegin roigastest lapsele kiikhobu. Osa jäi üle, sellest sai voodike. Aga laps kasvas voodist välja, nii et pidin selle laiali lõhkuma. Juppidest meisterdasin suurema voodi. Sellest, mis üle, tegin raamaturiiuli, aga laps luges palju ja riiuli jäi kitsaks. Ehitasin selle asemele kapi. Ülejäänud materjalist tegin õuele liivakasti. Aga kassid hakkasid lapse liivakastis asjal käima ja ma pidin ümber õue püstitama plangu. Plank ei meeldinud naabritele. Nad ütlesid, võta see maha. Võtsin plangu maha ja ehitasin laudadest aianurka sauna. Mis üle jäi, selle saagisin kütteks. Aga talv oli soe ja küte ei kulunud ära, nii et järgmine suvi tegin ülejäägist 200 toredat tõllekappa. Müüsin need mardilaadal maha. Aga kõik kapad toodi tagasi, sest need lasksid läbi, see oli üks õnnetu lugu. Lõhkusin kapad pilbasteks ja nikerdasin endale kotad. Palju materjali jäi üle. Sellest ehitasin metsa. Mets meeldib kõigile. Ainult mõnele ei meeldi. See on halvasti ehitatud. Pime ja ajab pinde, ütlevad nad. Jah, aga kuulake, kui ilusasti laulavad siin linnud, kostan selle peale mina. Kuulake, kuulake. Ütlen ma ja meelitan nad kõige tihedamasse padrikusse. Siis ütlen ma, pean korraks ära käima. Ja nendest inimestest ei kuule enam keegi. Nüüd ma siis loen Urmas Vadi jupi ja Joel Ansi oma. Urmas Vadi saatis 2 ja ühe kohta ja ise avaldas kahtlust, et võib-olla see on natuke liiga kange meie tänasele õhtule ja siis ma loen teise. Aga mul ei ole küll mingit õigust ega kohustust ilmselt kommenteerida autori lõike, sest see on autori valik, aga see mind tegelikult täitsa hämmastas, sest Urmas Vadi raamatus ei tule surma nii tihti ette teemana, aga need mõlemad on, mis ta saatis, on seotud surmaga või suremisega või vähemalt väga morbiidsed sellised. Nii, alternatiivne lõik, nagu kirjutab autor, lehekülg 58. Mis mõtet on koos elada inimesega, kes kohe ära sureb? Eks me kõik sureme kunagi ära. Jah, aga kas on mõtet? Viktor ei teadnud isegi, mida ta ütlema hakkas ja jättes lause pooleli, aga jälle keegi kurat sundis teda suud avama.
On sul mõtet olla temaga koos nii üürikeseks hetkeks, kui minuga saaksid olla elu lõpuni? Oeh, mida sa siin praalid oma pika eluga? Oled sa kindel, et see on rohkem väärt kui tema üürike? Andis vanaema kohe vastu. Viktor meenutas aina enam sulavat sefiiritorti. Ta kordas enda ette. Minu elu. Inflatsioon oli nii üüratu. Veel hommikul pani ta end riidesse, kammis pea, võttis tordi, aga nüüd Viktor proovis end kokku riisuda. Liidia, usu, ma ei taha tema surma, ma tahan sind. Hea seegi, muidu sa oleksid lihtsalt mõrtsukas. Ei, seda ma ei ole, ei. Ja ma ootan sind, kui teda varsti enam pole, siis otsi mind üles, mina olen ikka olemas. Isegi see tort oli kõvasti kopsakam ja asisem tükk kui see, mis Viktorist oli järele jäänud. Ka vanaemal hakkas temast kahju. Ta saatis Viktori uksest välja nagu lapse. Viktor, sul pole vaja oodata, ära tule enam. See oleks tõesti olnud üks pikk ootamine, sest vanaisa elas veel 30 aastat. Ta pesi end saunas puhtaks, ajas habeme maha, pani vanaonu Heimari antud riided selga, jättis korstnajala külge rippuma oma mantlinäraka, mille taskutest aastaid hiljem leidis vanaema tubakapuru ja kolis tuppa. Sel päeval oli Hugo ainuke, kes sõi Viktori toodud torti ja kiitis. Kõik, mis on paksem kui keeduvesi, on juba moorpraad ja iga uus päev, mis on sulle antud, on ekstra. Kas Viktor tõesti lahkus, leppis oma saatusega ja enam ei tüüdanudki? Või siis otsis ta ikka ja jälle vanaema üles, põlvitas ta ees, nuttis ja anus, lubas kokku maad ja taevad. Ehk haudus ta kättemaksu, proovis vanaisa surma kiirendada ja segada leivatainasse arseeni, lootuses, et üks neist pätsidest satub just Hugo kättu. Viskas ta vähemasti ühel ööl rusikasuuruse munakivi vanaema aknasse. Pani ta sellele tuhale, kus ta veel äsja oli maganud needuse peale. Mine tea. Või ta siiski leidis endale kellegi teise, kellega koos torti süüa ja oma elu jagada. Ja kui leidis, kas see oli siis tema eluarmastus või mõtles Viktor koos selle naisega olles ikka oma Liidia peale, kannatas vaikides, muutus kibedaks ja kurjaks ning heitis naisele ette, et ta pole Liidia. Me teame pagarite kannatustest nii vähe või üldse inimestest, kes pole meile tuttavad, aga on oma nähtamatul moel meie elus igapäevased osalised. Postiljonid, pagarid, bussijuhid, poemüüjad, kojamehed, poeetide ja heliloojate traagika, elusaatused ja melanhoolia jõuab meieni nende loomingu kaudu. Aga ehk tajume mingil seletamatul moel ka nende tundmatute inimeste kurbust ja raevu. Lähme kauplusest koju, puutume kassas kokku ühe elust masendunud müüjaga, kõnnime toidukotid käe otsas koju, tõstame kotist välja paki võid ja piima ning saamata isegi aru, purskame korraga ohjeldamatult nutma ja keerame end köögilaua jala ümber loote asendisse. Või tuleme autoremondi töökojast, kus askeldavad vastikud õlised vuntsid, nad vihkavad oma tööd ja su autot, tahaks hammustada tervet maailma ja siis veidi hiljem sõidame koju, suverehvid all, naelrehvid pagasnikus ja poolel teel hakkame rooli taga ropendama ning karjume, kerime akna alla ja kõik saavad pihta. Energiad liiguvad ja ehk oleks aus, kui nii nagu toiduainete pakenditel loetletakse üles kõik koostisosad, suhkrud, rasvad, valgud, süsivesikud, võinuks Viktori pagaritoodetel olla hoiatus. Sööge seda leiba omal vastutusel. Selle on küpsetanud üksik 53-aastane kiilanev mees, kes kaldub ülekaalule ja melanhooliasse, võib hammustada joogiklaasi ja selle puruks närida, sest ta ei suuda seda üksindust enam välja kannatada. See oli Urmas Vadi ja siis Joel Jansi Rõngu roimad. See on raamatu algus, lehekülg 9. Veidi enne keskpäeva, kui suvine päike kõige tulisemalt nuhtles, peatus Rõngus,
5 tee ristumiskohal postitõld ja sealt astus maha mustas preestrikuues mees. Ta oli lühikeseks lõigatud juustega mees, kel näol veidi mõtlik ja tõsine ilme, vanust 21 aastat ja tema nimeks oli Alexander Magnus Karl Lenz ning just temast pidi noorusele vaatamata saama selle kandi kiriku uus õpetaja. Ta sikutas oma reisikirstu tõllast välja ja vaatas seejärel uudishimulikult ringi. Kui milleski võis üldse kindel olla, siis selles, et ringeni või siis maarahva keeles rõngu saatus polnud olnud just kerge. Lenz oli põhjaliku inimesena teinud kohe peale pastoriks määramist omal käel pisut uurimistööd ja kuigi üleskirjutusi polnud just palju, sai ta teada, et sama 5 olulise tee sõlmpunkt, kus ta praegu seisis, oli olemas olnud ammu enne seda, kui Jeesuse Kristuse teenrid siia maale jõudsid. Ja just see asukoht oli toonud ka kohalikele valitsejatele ja talurahvale alatasa hirmsaid kannatusi. Rõngualadele oli iga tee oma häda toonud. Ühtmööda tulid venelased, teist mööda poolakad, 3. teed pidid rootslased, siit leidsid venelased uue tee ja lõpuks tuli 5. teed mööda katk. Tundus, nagu oleks Jumal seda kohta kuidagi erakordselt armastanud ja seetõttu oli Lenz talle avanevas pildis isegi kröömikese võrra pettunud, sest suursuguse ja iidse pühakoja asemel seisis väikese kõrgendiku serval masajas kindlusele sarnanev maakivist kirik, mille pisike harjatorn sobis sinna sama hästi kui Matsi mütsiloodu härrapähe. Kiriku ümber võis näha üksnes põlde, üksikuid taluhooneid ja tihedaid puudesalusid. Vaid kohe teisel pool teed kiriku vastas asus üks suurem talumajapidamine, mille puhul ta oletas, et juuse pastoraat pidi olema. Lenz tassis reisikirstu, mis sisaldas peaasjalikult tema tosinast köitest koosnevat raamatukogu, preestrikuube, tubakavaru ja talvemantlit taamal seisva kiriku seina äärde varju. Haudu ega hauakive kiriku ümber polnud, nagu ka karistusposti ja kiriku ise oli seest sama lihtne kui väljast. Selle põrand ja pingid olid lagunenud ja osad aknaruudud katki. Puudusid ka orel ja altarimaal. Altarilaud oli küll olemas, aga lihtsast puust, samamoodi nagu ka kantsel, mis oli värvitud miskipärast roheliseks. Ristimisastja oli ühe vähese asjana olemas, kuid vasest ja koledamalt moodi roostes. Lenz pööras ringi, et leida veel asju, mis valesti või puudu on, ja märkas, et ta pole kirikus üksi. Kohe kantsli kõrval põlvitas üks talumees, kes paistis palvetavat. Käes välgatas tal väike, kummalise välimusega rauast rist ja Lenz astus lähemale. Ka talumees märkas teda viimaks, võttis enda kõrvalt maast toeka kepi ja ajas end selle najal püsti. Ja sellest Lenzist on selles raamatus 3 jutus juttu ja ma arvan, et sellest Lenzist saame me veelgi lugeda. See on siis nagu ajalooline põnevik või ajaloolised põnevikud. Proosaga on üldse sel aastal nii, et on palju ajalooraamatuid, ajalugu puudutavaid raamatuid. Kaasaega puudutab võib-olla ainult aukolhoosi korrale, sest et kolhoosi korrast on seal muidugi ka natuke juttu, aga see on ikkagi põhiliselt mina tegelase, kes kindlasti ei ole Andrus Kasemaa, tema vaade tänapäevasele elule ja natuke kadestav vaade oma väga elukindlale emale, kes elas kolhoosi ajal. Aga kuivõrd teda pole siin, siis ma tema eest muidugi sõna võtta ei tohiks ja ei teegi seda. Ja võib-olla ma ei hakka ka Urmas Vadist ja Joel Jansist nii palju rääkima, aga meil on siin 3 autorit, kes võivad enda eest kosta, kui ma midagi ütlen ja vastu vaielda või nõus olla või ka teie küsimustele vastata. Et
Eve Lauri ja Urmas Friedentali raamatute kohta ma kuulsin või lugesin neilt, et nad on kirjutanud, et see on nagu teine versioon raamatust, et oli esimene, mis mingil põhjusel jäi nagu seisma autoril ja siis kirjutati see ümber selleks, mida me praegu saame lugeda. Et see on päris huvitav, et võib-olla küsiks teilt mõlemilt, et miks see nii oli ja mis oli see, mis tõmbas selle jälle käima ja kuidas siis tekkis, kui palju, ütleme, see esimene ja teine raamat on omavahel suguluses. Jah, see päris esimene Kaspar sündis Aloise järellainetusena, et nagu selle spin-off või nii. Et see oli ka samas ajalooline romaan, siin on samad tegelased tegutsevad edasi. Ja kui see Aloise valmis sai, siis mulle tundus, et see mungaliin jääb seal nagu kuidagi viisi pooleli või lõpetamata ja siis ma kirjutasin seda edasi. Ja siis ma paari kohta pakkusin ka, aga ei saanud nagu asja, sellest ei võtnud vedu. Ja siis oli vahepeal tükk tühja maad, siis ma kirjutasin vahepeal veel ühe romaani valmis ja kui see sai lõpetatud, siis oli nagu mootor käimas ja vunk sees ja ma mõtlesin, et võtan siis, proovin selle uuesti käsile võtta, selle Kaspari ja vaadata, mis tast siis välja tuleb. Ja siis ma hakkasin sealt asju välja viskama hästi usinasti, kõike, mis tundus ebaoluline. Ja siis see meenutas mulle vahepeal nagu niisugust surnud kassi keetmist, et luustiku kätte saada. See motiiv on päris ühest näidendist Saialilled, kus keegi noor neiu oma teadusprojektina seda asja tegi. Ja siis ma ka keetsin seda Kasparit, kuni siis luustik välja tuli ja kuni ma lõpuks ise ka teada sain, et mis see oluline on seal siis sellepärast, et alguses mulle tundus nagu, et seda olulist, ma nagu ei näegi, aga mingil hetkel siis nägin. Ja siis hakkas sinna uuesti asju nagu juurde kasvama, teisi asju, et mõni tegelane muutus natuke tõsiselt võetavamaks võib-olla või. Ja nii et ütleme niimoodi, et kõige rohkem seda vana poolt on säilinud siin teises pooles, kus tegevus sinna kloostrisse kandub. Ja esimene pool on siis kõige rohkem muutunud. Ja temast jäi päris vähe järele, sellepärast, et alguses oli teda 700 000 tähemärki ja siin on umbes 200 000. Niimoodi, et vist alla kolmandiku. Ta oleks olnud igavesti paks. Aga ma ise loodan küll, et see tuli talle, see saleduskuur tuli kasuks kõvasti. Võt. Jah, tõepoolest, et see on teine variant. Ja sellega oli iseenesest üsna lihtne, et ma hakkasin kirjutama. Mulle tundus see tegelane endale huvitav ja hakkasin uurima tema kohta ja katsusin tast aru saada. Ja kirjutasin suhteliselt palju juba valmis ja püüdsin põhimõtteliselt, siin on, eks ole, selle raamatu peategelasel on mingisugune prototüüp, aga ütleme nii, et esimeses variandis oli see, ma püüdsin nagu täpsemalt seda elulugu järgida ja kui ma selle olin mingil määral valmis saanud, siis ma vaatasin, et mulle ei meeldi see asi, et see ei tööta kuidagi ja ei toimi. Ja otsustasin, et ma teen uuesti. Ja ma olen ise mõelnud selle peale, et see prototüüp on üks tegelane, kes lindistas surnute hääli ja oma raadioga ja kui ta neid hääli lindistas, siis need olid, sellest on nagu mitmeid filmilõike ja ta on omas vallas väga kuulus. Ja kui neid vaadata, siis on seal ikka ja jälle esineb mingisugune moment,
kus ta siis vajutab selle Maci selle play nupu peale, paneb selle tööle, siis kostab mingisugune kahin ja mingisugune imelikud hääled. Siis ta paneb pausi peale, ütleb, et kuulsite, saite aru, aga võib-olla veel üks kord. Ja siis kerib tagasi ja vajutab uuesti seda. Ja siis, et kui kuulame veel ühe korra, siis võib-olla saate aru, mis see hääl seal ütleb. Ja mul on tunne, et selle raamatuga endale natuke samamoodi, et alguses oli see selline kahin ja kohin ja mingisugused veidrad hääled ja ei saanud mitte midagi aru. Aga siis kerisin tagasi ja siis panin uuesti Nohainmaal selle tööle ja siis ma hakkasin midagi kuulma seal juba, et tõepoolest, et tundus, et midagi on. Ja see ongi. Võib-olla näiteks, kui oleks 3. korda teinud, oleks veelgi selgemalt midagi kuulda, aga see on nüüd teine variant. Aga kas te kohe kirjutasite selle peale selle esimese lõpetamist või pidi vahepeal olema aega ka? Ma hakkasin enam-vähem kohe pärast esimese lõpetamist kirjutada, mingit vahet ei olnud. See oli nagu selline teadlik? Ja, ma vaatasin, et see niimoodi ei lähe ja ma alguses mõtlesin küll optimistlikult, et ma saan kindlasti kasutada mingisuguseid juppe ja et kombineerin kokku ja tegelikult ei olegi nii keeruline ja suur töö aga pärast selgus, et mitte midagi ei läinud sellest esimesest variandist siia sisse. Tõesti mitte midagi. Mitte midagi. Nii et oligi täitsa teistmoodi. No see on küll müts maha. Ja, aga me ei saa nüüd Anti Saare käest küsida, sest see ei ole teine variant või vähemalt ma ei tea sellest midagi, aga ma küsiksin, et kuivõrd see raamat on selline kindlasti ebatraditsiooniline ja mitte mingisuguses klišeelikus mõttes või nii et kuidas kas see tuli tegemise käigus või oli see ette siuke idee, et ma niimoodi nüüd kirjutangi? Et joonistan, ühe käega joonistan ja siis nagu, et 2 käega joonistan, 2 käega kirjutan, jah? Ei tulnud päris nii. Alguses olid mul pildid ja neid pilte oli palju ja neid on muidugi palju rohkem, kui siin raamatus on. Nad on kõik ühesugused muidugi puud, aga ja neid tuleb juurde ka. Aga teksti rohkem selle sai nagu joon alla tõmmatud ja see tekst hakkas nagu, see hakkas kuidagi sinna, need fragmendid hakkasid ise kuidagi moodi sinna kõrvale kujunema. Ma olen selline, kuidas see Benedikt Jerofeevil oli, et kuidas nüüd mul tuli pähe, aga see, mis pähe pidi tulema täpselt, see ei tulnud, et hüpertrofeerunud refleksiooni mingisugune kaldus, eneserefleksjon, midagi sellist, eks ole. Et ühesõnaga, et kuna ma nagu tihtipeale üritan mõtestada seda, mida ma teen, siis hakkas neid tekstikasid tulema ja siis ma sain võib-olla sellest tegemisest nagu ise paremini natukene aru ja ma sain aru sellest nii-öelda kõrvalliinist või kõrvalteemast, milleks on mu isa selles raamatus, aga väga palju nagu ei saanud ka. Nojah, niimoodi. Benedikt Jerofeevil oli veel üks põhjus kirjutamiseks, eks ole. Et minu arvates, kui te just Moskva Petuškist räägite, siis see on nagu parim joodikuraamat, mida ma, seda ei saagi joodikuraamataks nimetada, aga saab ka, eks ole, kaine peaga nagu sellist ei kirjuta. Ja kindlasti jah, eestikeelses tõlkes, Ott Tarderi tõlkes on ta muidugi veel parem kui originaalis. Eesti keeles on parem, kes tõlkis? Ott Tarder tõlkis, ta sai selle eest veel vastu päid ja jalgu, et väga valesti tõlkinud, aga ta lihtsalt kirjutas selle nagu oma joodikuraamatuks ümber. Aga kas ma võin niisuguse naiivse, aga muidugi teeseltult naiivse ka küsimuse esitada, et millest see raamat on autori arvates?
Ega ma hästi ei mäleta enam, see oli juba, noh, jah, ma nii ei oska küll vastata. Nad on paberist, jah, jah. sisuliselt puudest, eks, et eks see ongi rohkem nagu kirjanduskriitikute või arvustajate asi ütelda, millest see raamat on. Või iga raamat tähendab mitte ainult see raamat, eks ole ju. Sest et ühelt poolt on sõnad ja teiselt poolt on siis, jah, miks neid sõnu kirjutatakse, eks ole. Et ma küsiksin nüüd midagi, võib-olla veel Eve Laur ütleb ka, et tema ei tea, miks ta selle kirjutas, ega keegi autor vist eriti, võib-olla teab, mõni teab, eks ole, aga kas te olete varem ka nagu, kui tähtis on selle raamatu juures see, et ta on ajalooline? Ajalooline, jah. No ta ei saaks kuidagi viisi olla tänapäevane lugu. Ja on ka küsitud, et miks see tegevus Eestis ei toimu, no see ei ole Eesti lugu. Ei, ta kindlasti ei ole, aga et ta istub täpselt sellesse aega või ütleme niimoodi, et ma lihtsalt valisin võib-olla selle aja selle loo jaoks, et ta istus sinna nagu rusikas silmaauku. 14. sajand ja Baieri Alpid, eks ole, võib-olla see on sellepärast hea, et eestlane selle ajal endale palju ette ei kujuta. Võib-olla ta siis on ajast ja ruumist vaba. Võib-olla. Ja siis mul on täiesti isiklikust uudishimust kantud küsimus Meelis Friedenthalile. Et ma olen lugenud inglite keelt, aga ei ole lugenud mesilasi. Aga kas see on üks saladus, mis paneb teid kirjutama või mulle tundub, et saladused panevad kuidagi teil selle jutu, et selles on nagu põnevus kogu aeg midagi taga ajada, eks ole, mingit lahendust, need surnute hääled ja loomulikult on ka ikkagi väga põnev, isegi kui keegi ütleb, et oi jumala pärast niisugust jama ei saa olla. Ja, et on, see on, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis peaks olema Seneca tsitaat vist, mis ta on öelnud, et varast ahvatleb lukustatu, see, mis on lahti ja avali, sellest lähevad kõik mööda. Et selles mõttes, et võib-olla, jah, ma olen siin varas ja teab või edukas, aga see on ohtlik amet muidugi, jah. Kirjutamine on ka natuke ohtlik. Ja, kahtlemata. Mitte sel moel. Ma ei tea, me ilmselt tohime lubada ka kuulajatel küsimusi esitada, kui on või midagi ütelda. Et siis julgustan teid küsima. Mina ainult kommenteeriks, et see Urmas Vadi lugu ei tundunud üldse morbiidne. Nüüd see, mis ma lugesin või üldse raamat? No tegelikult nagu üldse. No ma peaks nagu Urmas Vadiks siis kehastuma ja ma ütleksin, et ei olegi morbiidne, on hoopiski väga humanistlik, õrn ja andestav kõikidele tegelastele. Mina isiklikult tunnistan üles, mõtlesin küll kogu aeg, et mida ütleks Tammsaare. Ei ole Pearat, ei ole Andrest, kõik on kuidagi, aga ikkagi eestlased. Et see kõlab peaaegu nagu, mis see oligi Suvitajad või mis selle filmi nimi oli? Ei, ma ei ole seda näinud. Aga ikkagi eestlane? Ei, ma ei mõtle seda absoluutselt mitte, ma mõtlen seda kõige paremas mõttes, sest et ei ole ju kuskilt ette öeldud, et eestlane peab olema selline või teistsugune või kolmandat sugune, eks ole, et see ei ole mitte mingisugune selles mõttes kerge eine, see Urmas Vadi, aga ta on tegelikult väga inimsõbralik, jah, selles mõttes. No ma loodan, et see ei kõla ka tänapäeval kriitikana.
No nüüd on publik nagu päris eestlased. Kellelgi ei ole midagi küsida, öelda. No ega midagi siis. Mina rääkisin kõik. Aha, okei. Jah. Siis me võib-olla siis lõpetame selle proosa osa või on, kui kellelgi jääb midagi veel ütelda. Midagi? Ei. Kõik on juba kirjutatud, mis siin enam palju rääkida. Ja kõik põhiline on kirjas. Soovitan lugeda. Kena. No nii, tere ka minu poolt. Täname proosa nominente ja Katrinit otsa lahti tegemast. Nüüd meil on siin lausa poole rohkem rahvast. Püüame kuidagi siia ära mahtuda. Mina olen siis Saara-Liis Jõerand, olin samuti žüriis, lihtliige või kuidas öelda. Ja ülesehituselt võiks teha selles mõttes samamoodi, et alguses oleme palunud autoritel midagi veidi välja valida, et ette lugeda, et saaks ka aimu, millest üldse jutt on, sest ega kindlasti ka saalis viibid ei ole paljusid raamatuid lugenud. Ja seejärel siis veidi vestleme ja jätame kindlasti siis ruumi küsimusteks. Võite neid hakata siis ka kohe juba soojenduseks mõtlema. Nii, kas lähme siit siis ütleme järjest? Või teeks üllatuslikult? Üllatuslikult. Meil kõigil on ka 5 minutit või? Jah, ütleme. Aga ma loen vähem. Ma loen selle raamatu kõige pikema teksti ette siis. Ma võib-olla pean tegelikult tutvustama neid, kellega ka see oli vaja veel teha. Ma ütlen selle ise ära, siis nad ei pea seda tegema. Piret Põldver ja Suurnurgad, Kruusakalju ja Üleelamiste vanake, Mirjam Parve Varjukeha, Sveta Grigorjeva Frankenstein, Mari-Liis Steinfeld-Grinsi Kivi alla kükakille ja Jüri Kolgi Fuuga. Nii, vabandust Piret, nüüd annan ikkagi uuesti sõna sulle. Jätkan. Tema kuma käib minuga mööda linna kaasas, pressib kohviku aknas sisse ja kutsub neisse vähestesse kohtadesse, mille kohta ta jõudis öelda, et ta neist sageli lõunatab. Me õieti ei tundnudki teineteist ja juba tuli maha matta. Maha tuli matta kõrged puud, kirevad niidud maamaja magamistoa akna taga, kus mesilased sumisevad hommikul vara. Liblikad on hästi kirjud, metsmaasika hõng heljub, putukad kumisevad vastu kasepuudelt ja haabadelt, mis hääristavad tasase vooluga jõge. Ja maha tuli matta taevas, mis õhtuti on väga tähine ja must, mille all õue peal kõrgub suur pärn. Tema oksad langevad kaares allapoole ja puudutavad maad ja võrade vahel nõelub putukaid püüdvaid nahkhiiri. Mõnel öötunnil on taamal näha, kuidas lööb välku ja kogu taevas muutub heledaks. Ja maha tuli matta suured metsad, milleses loomarajad viivad mööda tihnikutest. Hargnevad vahel 2, 3, mitte ainult kuuse, männi ja kasemetsad, vaid isegi tammemetsad tuli maha matta. Üüratud, mis ulatuvad aagrite viisi üle lõputute maa-alade ja mille kände võib näha aastasadade pärast suures jões, kui vesi suve lõpuks alaneb. Ja maha tuli matta loomarajad, mis on metsa ääres, sipelgapesad ja kitsed, ilvesed, metssead, õõtsuvad karud koos kevadiste poegadega. Ja matta tuli maha ka puud nende kohal, mille oksi mööda nõrgub alla hall sammal, just kui mustriline võrkkudum. Planeet auras õhku nagu soe vesi, köögilaua vakstult suvepäikeses. Ainult kuma pressib end veel läbi hämarate kohvikute seinte.
tere õhtust kõigile. Mikker töötab järelikult. Mind valdab lengus, olek tundub räinakas, kisub viuakaks. Arusaadavalt on seda keeruline seletada. Mind valdab lengus, olek tundub räinakas, kisub viuakaks. Arusaadavalt on seda keeruline seletada. Ma olen tölpa, kes balletitöntsija eleköntsiga, märki tabab töpsusega, rabab könsti köpsusega. Ma olen tölpa, kes balletitöntsija eleköntsiga, märki tabab töpsusega, rabab könsti köpsusega. Ei ma kahetse, et kihutasin ratta 8, ei, juba järgmisel korral kihutan ta 10. Ei ma kahetse, et kihutasin ratta 8, ei, juba järgmisel korral kihutan ta 10. Mu püstitatud Mäslu püramiid ju sai tipust päris lai, aga ahas alus jäi varisemisohtlikuks. Mu püstitatud Mäslu püramiid ju sai tipust päris lai, aga ahas alus jäi varisemisohtlikuks. Ajad muutuvad, nii et ebanormaalsus on uus normaalsus, ebaõnnestumised, uued õnnestumised. Ajad muutuvad, nii et ebanormaalsus on uus normaalsus, ebaõnnestumised, uued õnnestumised. Poliitika võlu ja valu, kaksikpala. Et poliitikas midagi käima panna, tuleb alguses tundlike ideede nimel tublisti tuima panna. Et poliitikas midagi käima panna, tuleb alguses tundlike ideede nimel tublisti tuima panna. Ühe korraga lamedat ja ümmargust juttu ajada, mis ei kõla ekslikult ega vastuokslikult. Ühe korraga lamedat ja ümmargust juttu ajada, mis ei kõla ekslikult ega vastuokslikult. Kui on midagi müütilist poliitilist vaja ehitada, võin panna õla alla ja seda kehitada. Kui on midagi müütilist poliitilist vaja ehitada, võin panna õla alla ja seda kehitada. Vesikiilina põnevuse pinnale jääda suutmata, huvitun igavusest sündivast sügavusest. Vesikiilina põnevuse pinnale jääda suutmata, huvitun igavusest sündivast sügavusest. Tõstnud õrnasti tillukese tibupoja oma pihule, tunnen endal tulevat kananahka ihule. Tõstnud õrnasti tillukese tibupoja oma pihule, tunnen endal tulevat kananahka ihule. Pimeduses kobades. Virvatulesid levib kulutulena, taga otsida
mõnd moraalimajakat tuleb tikutulega. Virvatulesid levib kulutulena. Taga otsida mõnd moraalimajakat tuleb tikutulega. Tuleks liblikal vastutada iga oma tiivalöögi eest, kössitaks ta kivistunult esimesel oblikal. Tuleks liblikal vastutada iga oma tiivalöögi eest, kössitaks ta kivistunult esimesel oblikal. Teie lahkel loal ma ei jätaks võimalust kasutamata, olla vait, jääda targaks, viksiks ja viisakaks. Teie lahkel loal ma ei jätaks võimalust kasutamata, olla vait, jääda targaks, viksiks ja viisakaks. Põhjalasena pean aastas korra tundma lumekrudinat, muidu meel läheks häälest, kui see hääl läheks meelest. Põhjalasena pean aastas korra tundma lumekrudinat, muidu meel läheks häälest, kui see hääl läheks meelest. Aitüma. Tere! Oli öö, oli väga valge, olin külm nagu õhk ja märkasin. Olen tünni põhjas. No. Ja märkasin, nagu tavaliselt märkan kevaditi, et olen kitsaks jäänud, kas nagu vana kuub, kas ilu on vahepeal kasvanud, kas mina olen kinni kasvanud, nagu järv, nagu haav, liig sitket liha, hingan hästi ettevaatlikult ja proovin venida. Kevad Tartu peal. Aasta julmim kuu sigitab hüatsinte plastmasspottidest. Nad lõhnavad kurvalt Maxima sissekäigu juures, räigete kampaaniasiltide rahe all. Teevad, mis suudavad. Isegi pilves ilmaga on märtsivalgus ebamugavalt terav. Tänavatel sulab koos konidega keltsa alt välja. Talvega südameseintele parkunud kõntsakiht. Räpp ja resignatsioon. Päike kistakse külma taevasse, ta valgustab kõik patud läbi. Kõik piinatud piimalehmad, kõik sitked pekslevad elu täis, lihaselised kalakehad, krõnksus, kaitsetud krevetid ja õunad, mis ma olen lasknud mädaneda. Teades nii hästi, närvutatud toataimed, unarusse jäetud sõprused, minu süü, minu ülisuur süü, mea Maxima culpa. Aga Maximas sellal päikeste alasti kreveti krõnksude kurbuse ja hüatsintide kurbuse vahel, mis juured krampuvad, mis oksad võrsuvad siin selles kiviprügis, sebivad märtsikuistest importköögiviljadest härdunud inimesed, hüpitavad vaated pisarsilmil redise kimpe, näod ereroheliste kapsapeade valgel pisut vähem hallid. Nad on avastanud, et surmavallast on tagasitee, sest lühikesed kurgid rändavad nagu kurekesed üle metsamaa Eesti poole. Praegu tulevad nad veel Türgist, siis juba Poolast, vasti juba Leedust, juba Lätist ja siis juba ongi võimatu käes. Aga julm on see märts, sigitab oma absurdseid kellukesi hangedest, žongleerib pimestav haljaste kapsapeadega, sõidab minust tänavapuhastusautoga üle ja tõesti on kasvama läinud see aeda maetud korjus tõotab õisi. See luuletus on nii ammu kirjutatud, et nüüdseks on juba Makedoonia roheline kapsas aasta läbi poes, aga lühikesed kurgid küll veel
ikka tulevad sealt Türgi poolt. Üks rahulik minut kestab, kuni linnu sitked lihased end õhku vedutavad, käsivarde küünetorked jättes. Üks rahuaeg, üks vabariik, üks või teine kohtumine, üks kevadine valgus, kimphyatsinte, üks mõistmise valendik, selge pilk, üks õrnusvalu, üks heldimus. Korraks näed, kuidas kellegi sees on üks järv, kalad, kõrkjad, elud, heledad linnud tumedas taevas. Aitab ka. 1, 2, 3, tere. See oli siis Mirjam Parve, kui keegi ei teadnud. Siin vist ei tutvustunud keegi. Nüüd ma võtan üle lihtsalt. Mina olen Sveta Grigorjeva ja ma ütlen ausalt, hästi imelik on istuda siin sedasi, väga ebamugav, aga proovime hakkama saada. Ma arvan, et ma pole ainus, kellel on imelik siin olla praegu. Lihtsalt ma käisin täna Narvas esinemas ja mul oli auditooriumi täis põhikooliõpilasi ja siis mul oli auditooriumi täis gümnaasiumiõpilasi ja ma tundsin kohe, kuidas ma pean võitlema nende tähelepanu nimel, eriti põhikoolilaste oma nimel ja siin on kõik hästi sellised kuulavad väga intensiivselt ja see mõjub väga veidralt, et see on nagu topelt veider veel. See on jah natuke nagu zombikari. Et teil pole mobiile ka käes ja weird. Emake maa. Vahel mõtlen, mis asi see on, et loodust kiputakse kutsuma emakeseks maaks. Ja et kas ta on siis üksikema? Näib küll nii. Huvitav, kas ma olen selle üksikema laps? Üks paljudest. Ja kas sel juhul inimesed on tema kõige üleannetumad järeltulijad? Kui emake maa saaks, kas ta annaks meid ära? Mind ja sind, no kogu inimkonna lapsendamisele või isale kasvatamiseks? Aga kus isa üldse on? Millal ta tagasi tuleb? Miks pole teda nii kaua näinud? Miks pole teda üldse näinud? Millal ta tuleb tagasi? Töölt, taevast, baarist, teise naise juurest, äri ja maailma juhtimast, teadusavastusi tegemast, sõda alustamast, sõda lõpetamast, otsustamast sinu ja minu emade, tütarde, õdede, emakese maa keha üle. Muide, kas maa tahtis üldse emaks saada? Kas keegi üldse küsis talt? Kas teda äkki hoopis ei sunnitud selleks? Mulle tegelikult ei meeldi mõte ja metafoor loodusest kui emast. Arvan, et loodus kui kallim oleks palju parem. Ja ega see kallim ei pea ju olema naine. Mõtle, kui loodus oleks su kallim. Millise rõõmuga viskuks sa alastida merede laintesse, saades nii märjaks, nagu sa kunagi pole veel saanud. Millise mõnuga suruksid sa oma sõrmeta niiskesse mulda ja masseeriks jalgadega liivast pinda. Millise hõõgumisega hõõruks sa end vastuda kivist mateeriat, puudutaksid ta elu näinud krobedaid puude tüvesid, tantsiksid mõnele põõsale üldsegi mitte poistületantsu. Vabastame loodusest ema. Ta ei ole kunagi tahtnud see olla. Keegi meist muidugi ei tea, mida ta üldse tahta võiks. Aga vahest tahaks ta minu ja sinuga suhet kui võrdsega. Puutetundlik. Hakkasin erinevatel viisidel oma keha puudutama. Käisin iga päev käega üle kogu oma naha. Surfasin, sikutasin, sülitasin, silitasin, hammustasin, nuusutasin, lakkusin, peopesaga vajutasin, näpuotstega vaevu riivasin, siis stimuleerisin nii, kui jaksasin. Mida rohkem puudutasin või lasin seda vahel teistel teha, seda rohkem uusi närvilõpmaid kasvas. See on muide teaduslik fakt. Saame ise endale kasvatada
uusi närve, selle lõppmaid. Saame ise olla oma kehade aednikud, panna sinna idanema uut tundlikkust, kasvatada otseses mõttes nagu ussid endale teist nahka, punuda end vanast kehast välja uude poorsesse pungumisse. Nii et hakka juba puudutama ennast. Pane uus sina, aga hakkama. Ja siis ma arvan, et ma loen luulekogu esimese luuletuse ja siis aitab ka minu piinamisest. Ma ütlen, te olete väga imelik publik. Aeg ilmuda ja ülim, täis on tund. Vabastage oma tütred, pojad, mittebinaarsed, seksuaalsed, aseksuaalsed, sekspositiivsed ja negatiivsed. Aeg ilmuda ja ülim, täis on tund. Frankensteini koletis on tagasi, aga seekord ei otsi ta endale kaaslast, ei tunne end üksi, ei hullu, ei peida end teiste eest. Tal huvitavamatki teha, pealegi maailm vajab päästmist, nii et aeg ilmuda ja ülim, täis on tund. See koletis tegi end ise, aga ta ei ole nii loll, arvamaks, et on totaalselt self-made. Koletis teab, mis on struktuurne ebavõrdsus, klassiühiskond, institutsionaalne kriitika, isegi intersektsionaalset feminismi on Frankensteini koletis autotudeerinud, baby. Ta teab nüüd, tal on terve elu valetatud selle kohta, mis õnn, sugu, võim, armastus, kapitalism, sotsialism, anarhism, mis ilus, kes kole, kes päriselt koletised. Arvasid, et kogu selle aja ta lihtsalt end peitnud, aga ei. Ta luges hoopis Underit, Talvikut, Foucault, Graffitit, Good, Davist, Haraway'd, Wittiigi, Le Guini, Butlerit, nii Octaviat kui Juditit. Ja tal pole enam ühtegi loojat, kelle ees kummarduda, kellelt anuda endale samasugust nagu ta ise. Enamgi, ta teab nüüd, olemine on performatiivne akt, mis põhineb kordusel, nii et aeg ilmuda ja ülim, täis on tund. Frankensteini koletis on tagasi ja ta on nüüd polüamoorne, aromantiline ökoseksuaal. Samal on talle huvitavam kui kolmas sammas, tuumikperekond või sisu loomine. Ta ütleb, kas sina võid olla friik, kas sina võid olla koletis, kas sina ei pea end peitma. Meie esteetiline meel on lihtsalt veel liiga väike, niisiis laiendame seda spektrit veidi, baby. Ärge uskuge standardset tiha pakendatud sellistesse toodetesse nagu Tinder. Ärme mudi end nii väikeseks. Oleme hoopis nagu Frankensteini koletis. Saagu kogu õu meid täis. Koletisi, küborgeid, kentaure, transsoolisi, suvasoolisi, ratastoolilisi, mütoloogilisi naisjumalaid. Jah, me ei karda enam selliseidki eesliiteid. Ka naine on jumala okei olla. Aeg ilmuda ja ülim, täis on tund. Frankensteini koletis on tagasi ja ta hüüab kaugelt. Yo! Where my Frankies at? Aitäh. Sul on vaja. Aitäh, Sveta. Tehtud. Mina mõtlesin lugeda oma kõige esimese luuletuse ja ma tavaliselt loen seda iseendale, kui ma pean tegema midagi, mis mulle ei meeldi või on natukene raske. Ja see on nii. Hingan välja üle järve kuuse sinise. Pea kohal hämardub kevade õng. Ja ma loen luuleraamatu Kivi alla kükakille nime luuletuse. Kivi alla kükakille peidan oma süda. Kisun liiva, kisun mulla, siun siidirihmad, kullapaelad, uue une kuue. Kivi alla kükakille peidan oma süda.
Ja ma loen viimasena oma lemmikluuletuse. Ise mõedan igatsust, kui aprad käed toovad adru minu põllule. Ei pane tähelegi, mis jauks, kes käisivad siin. Miks, ma seda ei tea. Pesemata kätte peale, meri puhub soe ja vaga. Niisiis. Nagu kolmepäine lohelõugan, armastan sind. Kinnitan sulle iseendale vahele segades, endast üle karjudes, armastan sind. Nagu kolmepäine lohe huilgan sulle, kuigi ainult siis, kui usun, et on õige hetk, ainult siis, kui see sireen võiks sinuni kosta, kui see teeks pigem head. Armastan sind, sest millekski pean ma ju hoidma. Tõttan endast ette, püüan ennast kuuldavaks teha, armastan, kas kuuled, armastan, sest oleks üpris nüri vajuda pinna alla, tõmmata kurku uppumise soolast maiku, hüüda sama pinge, sama intensiivsusega. Too juustu, ära sa juustu unusta. Seda musta sildiga, mis mulle maitseb, tead ju küll, mis sa ka ei teeks, ära unusta juustu, kas kuuled? Ja minu ülejäänud pead kuulaksid kooris, kuulaksid langedatud päi, kurraksid varakult väsinuina, unustab. Ja armastus saab jälle otsa. Kas suhetel on esimene ja teine ja kolmaski kosmiline kiirus? Kas mingit uut asja alustades peab kohe uskuma? See nüüd ongi see. See on täpselt õiges mõõdus metsikus. Nüüd jään planeedi orbiidile igaveseks tiirlema, visas õnnelikus osaduses. Kas väljendades vähimatki kahtlust, öeldes juba enne starti, et no taganemistee jääb lahti mõlevale, kas ei võta see õiget hoogu maha, ei määra su lendu madalaks, ehk sügiseste pilvedeni, mitte rohkem, kui sedagi. Kas ma ütlesin? Kui sedagi. Nuusin ennast nagu koer, kelle peremees näikse mind tundvat. Nuusin ennast nagu koer, kes peab otsustama, mis piirini võib peremeest sedapuhku usaldada. Nuusin ennast nagu koer, kes tahab teada, kas võib minuga sõbraks saada, luua usaldusliku vahekorra. Nuusin ennast pigem viisakusest, nagu kaaluksin, nagu oleksin midagi mõelda. Sest otsus on ammu kirjas, on raiutud salakoodina saagadesse, mu ees levib sardiinide ja mädamuna ja väävli paks lehk. Ma pole inimene, keda te tahaksite oma südamesse. Ma pole inimene, keda te tahaksite oma kaminasilmsile. Ma polegi isegi inimene, keda te tahaksite endale aiapäkapikuks. Üks veel. Ega vist ei saaks luuletust, kui tekst vahetult pärast valmimist ja kirjutamise ajal ja enne hea ei tunduks. Ega vist ei saaks hüpata üle kõrgete majada, kui ei usuks endasse. Ega vist ei saaks musu sellelt tüdrukult, kes toetab ühe kinga kontsa vastu seina. Vastu seina ta selja taga, kogu hoiak nii pilklik. Ega vist ei saaks midagi, kui poleks inspiratsiooni rumalat jõudu, mis tõotab seni tõotamata maad. Ega vist ei saaks luuletust, kui kuskilt kaugemalt ei lööberdaks lähemale kahtlus, kätega vehkides, karjudes. Ei, ärge sõitke minuta, ärge ära. Oodake mind ka. Kuulete, ärge sõitke minuta ära. Te ei saa minuta hakkama. Aitüma.
aitäh, jõudsime kõik kuulatud, aga piinamine ei lõppe veel. Nii et jah, kui nüüd tekstid said veidi enda eest rääkida, siis ikkagi tahaks, et iga autor saaks ka veel natuke sõna. Ja ma küsiksin tegelikult täiesti sellise, ütleme, lahtise suure küsimuse, et igaüks võiks lihtsalt, ütleme, veidi oma raamatust rääkida, et kuidas ta sündis, kuidas kuidagi teie enda loometeel paigutub või kuidas te seda näiteks tutvustaksite kellelegi, kes küsib, sest kindlasti on seda tulnud ette, öeldakse, et sul tuli luulekogu välja, et mis sa siis kirjutad seal kah. Et lihtsalt selline, ütleme, paar sõna. Ei pea olema defineeriv, vaid võib olla ääremärkus. Ma tunnen, et kui ma olen siin rea alguses, ma peaks küsima vähemalt, kes alustab. Siis kahjuks vist sina alustad. No ma alustan siis. Kõigepealt õiendaks selle asja ära, et mulle tundub, et võib-olla luulekogu kohta ma üldse ei tahaks öelda, et millest see räägib, vaid kuidas see räägib. Mulle tundub luule puhul see olulisem. Ja erinevad tõlgendused, et mis teemal see raamat on, et neid on ma nagu kuulnud teistelt vastukaja erinevaid tõlgendusi ja ma ise võib-olla mõtlen hoopis 10. moodi. Aga et kuhu see raamat paigutub? See on minu 3. raamat, mul on nüüdseks on siis 2 luulekogu ja 1 proosaraamat. Ja luulekogu kirjutades, ma ei tea, kuidas teised kirjutavad, aga minul ei ole kunagi alguses mõtet või eesmärki, et ma nüüd kirjutan mingi kindlal teemal või kindla raamatu, vaid tekstid sünnivad mingi ajaperioodi jooksul ja mingi hetk ma hakkan nägema, et nad kõlavad kokku, mitte kõik, mis on sündinud, aga mingi teema nagu tekib ja kui mingi hetk ma hakkan katsetama, et kas nad siis moodustavad terviku ja kui moodustavad ja on piisavalt palju ka neid, siis on raamat olemas. Jah, mul on siin Loomingu raamatukogus ilmunud luulekogu tagakaanel tegelikult lühidalt kõik öeldud ja see on täpselt nii õige, nagu ta on, aga ma seda ei hakka siin ette lugema. Seda saavad kõik ise lugeda. No see raamat on mu teiste raamatute seas seepärast eriline, et see on nagu läbivalt mõõdulist luulet täis. Et seni ma olen katsetanud erinevaid värsisüsteeme ja kaasa arvatud vabavärssi suures ulatuses, aga siin on jah, tegelikult juba eelmises raamatus 10 kükis oli mul umbes mõnikümmend sellist lühilaulu, aga nad olid nagu seal teiste asjade vahel, nad ei tulnud kuidagi nagu esile. Aga nüüd siin on siis vastupidi, et see on kirjutatud mingi 3, 4, 5 aasta jooksul ja ma olen sisse võtnud ainult sellised lühilaulud, nagu te kuulsite, nad on nii lühikesed, et ma pidin igati ühte isegi 2 korda esitama, et üldse jõuaks nagu teadvusesse. Ja ilmselt see lühidus on ka põhjus, miks ma üldse neid kirjutada saan, sest aega on nii vähe, nagu ilmselt paljudel inimestel. Et siis, et saaks põhilise öeldud ja siis muu jäägu välja. Lühidalt on tegelikult raske rääkida. Kui rääkida, siis juba väga pikalt, aga ma arvan, et ma ei saa seda endale lubada praegu, nii et ma annan järje edasi. See on minu esimene raamat. Esimene minu enda kirjutatud raamat, sest et ennem ma olen avaldanud tõlkeid. Ja siin ongi siis enam-vähem kõik, mitte päris, aga enam-vähem kõik tekstid, mis ma olen kirjutanud elus.
mis on sellise mitte kirjutada üritamise tulemus või nagu siis kirjutatud hoolimata sellest, et võiks nagu mitte või. Ja jah, raske öelda, et millest see on tõesti. Ta lihtsalt, või noh, ma nagu ei tahtnudki väga raamatut, ma ei tahtnud teha raamatut, ma ei tahtnud kirjutada, ma ei tahtnud raamatut teha, ma ei tea, miks see üldse kuidagi kahtlased väited, ma saan aru. Aga ma mõtlesin, et noh, et kui teha raamat, et siis mul peab nagu olema mingi mõte sellel või ma pean kuidagi ette kujutama, mitte lihtsalt panema need tekstid nagu mingisse hunnikusse kokku. Ja siis ühel hetkel mul tuli lõpuks pähe pealkiri ja esimene ja viimane tekst ja siis ma ülejäänud niimoodi riputasin sinna vahele ja kuidagi jagasin mingiteks osadeks ja selleks oli ka vaja mingit sellist nagu natukene mingit imelikku olekut, kus ma väga ei mõelnud selle peale, ma olin nagu haige ja väsinud ja keset mingit seda aastavahetuse järgset olematut aega ja mõtlesin, et mida iganes ma võin ju need siia panna ja saata need kirjastusele. See oli ülimalt sisutu iseloomustus sellele raamatule, aga ma mõtlen, et see kartuliidu siin kaane peal võib-olla on nagu hea kokkuvõte sellest, et kõik asjad on väga õudsed ja grotesksed ja samas mingis mõttes ilusad. Ja nii ma ennast lohutan. Aitäh. Minu elukaaslane. Frankenstein on minu 3. luulekogu. Kui sellist ammendavat vastust anda, millest see räägib. No mulle tundub, et kuna ma olen koreograaf ka, et ma tegelen üleüldiselt sellise, mis mind huvitab, on uue kehalisuse otsimine. Uue kehalisuse otsimine, mis samaaegselt ka veel kuidagi venitaks või mudiks välja ka sellist enesekogemist, kuidagi enese teisena kogemist, teistsugusena, veidramana, imelisemana. Et raamat ise on pigem selline rõõmus transgressioon. Ja sest kui mõelda näiteks, sest kui mõelda näiteks American Beauty peale, mida ma andsin 5 aastat tagasi välja, siis see oli selline hästi mõru raamat, see oli selline vihkav raamat, siis Frankenstein on selline pigem elujaatav, selline ihuline, kus autori mina või siis subjekt püüab ennast kuidagi tajuda poorsemana ja mitte väga jäigana, kuigi mingisugused tekstid siin on väga sellised ka manifesteerivad. Et jaa, ma rohkem nagu ei ütlekski, hästi veider jah rääkida, et millest raamat räägib, eriti luuleraamat, aga enam-vähem said toima. Mina võiks küll pikalt ja laialt rääkida, millest minu raamat kõneleb, sest et siin on palju rohkem kui ainult see luule. Ja tegelikult homme on Eesti emakeelepäev ja Rahvusraamatukogus on keeleteemaline konverents, kus ma slideshow'ga tutvustan selle raamatu sünnilugu pikalt laialt. Aga see raamat sündis, ma õppisin Eesti Kunstiakadeemias ja mind huvitasid maastikud ja lapsepõlvemaastikud. Ja ma olen hästi palju liikunud ja kolinud ja ära olnud ja tagasi tulnud ja
Mul oli üks hästi tore kogemus kord, kui ma lugesin Suokassi luuleraamatut Tagasi inglite juure, kui ma elasin Riias ja lugedes Kirderanniku murdes kirjutatud luulet, ma tundsin, kuidas ühtäkki selles Riia kortermajas manas sinna samma tuppa minu ema, kes pliita alla tegi tuld ja pani pirukaid ahju. Ja mulle see oli väga oluline kogemus. Ja kui ühel hetkel siis ma hakkasin murret, sedasama oma kodukeelt ja murrakut dokumenteerima ja koguma, siis ma tahtsin ka luua iseenda jaoks midagi sellist, et kui ma olen kuskil kaugel ära, et kuidas ma saan koju tagasi paari sõna või teksti või lausejupiga. Mina kirjutasin pisikese märkmiku kaanele selle raamatu pealkirja ja siis hakkasin luuletust kirjutama. Ja kirjutasin neid kuidagi liigudes, enamasti kõndides, peas valmis, siis käsitsi paberile, siis kunagi hiljem arvutisse ja siis nagu natukene muidugi toimetasin selle käigus ja nii ta oligi. Ja nüüd nendest täna ette loetud tekstidest võib jääda, need mingis mõttes langesid natuke suhteliselt ühte auku, aga siin on muudki. Ja mis ma muud oskan öelda? Aitäh! Publiku küsimusi? Mõni kindlasti tuleb. Ma tean küll. No siis on nii, me oleme selles mõttes siin umbes proosa nominentidega sama kaua olnud, et võib-olla võimegi selles mõttes otsad kokku tõmmata, kui kellelgi ei ole veel midagi öelda. Mõni mõte, mis veel tekkis, mida oleks vaja veel mainida. Ja selles mõttes ei ole, et imelikud on pigem kirjandusüritused, kui selline formaat, et kutsume kokku inimesed, kes tahaksid pigem kirjutada ja siis vaatame, mis nad ütlevad. Ja lugeda tahaks. Ja lugeda. Nii et saabki sellega lõpetada. Soovitame väga neid kõiki raamatuid lugeda ja väga tänan. Aitäh!